Liigume edasi. Tänane 7. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on peaministri plaan ja sõnumid Euroopa Ülemkogus sulgudes kliimaeesmärgid ränne. Rain Epler, palun. Aitäh, hea eesistuja, härra peaminister. Siin on vahest infotundides juttu olnud sellest, et küsimus on sõnastatud liiga üldiselt ja et ei ole saanud ette valmistada ja seetõttu ei saa konkreetseid vastuseid anda, nii et ma täna tõesti põlen uudishimust, et kuulda teie täpseid vastuseid, sest teema oli sõnastatud ju täpselt. Ma ütlen juba sissejuhatuseks, ma tean, et ülemkogul tulevad arutlusele ka Venemaa varade küsimused ja kaitseküsimused ja kõik muu, aga minu küsimus neid ülejäänud ülemkogu teemasid ei puuduta. Minu küsimus puudutab just neid kahte teemat, mis ma teile ka küsimuses ette saatsin. Huvitav, et Riigikogu esimees kiitusega ei esinenud, et küsimus on hästi sõnastatud, laitusega kipub esinema, kui talle küsimustes midagi meeldi, aga see selleks. Ja minu küsimus on siis selles, et Poola, ära lase telefonist ennast segada, Poola kuuldavasti ongi saamas erandit nii-öelda rändepakti kokkulepetest, kuna Poola on selgelt välja öelnud, et nendel on väga suur Ukrainast vastu võetud sõjapõgenike hulk ja praegu lääne ajakirjanduse põhjal julgen ma väita, et Poola saabki erandi, et ta ei pea pagulasi kvoodi alusel vastu võtma ja ei pea maksma ka seda 20 000 raha, mida riigid siis peaksid maksma, kui nad pagulasi vastu ei võta. Minu küsimus on, kas ka meie koos Poolaga läheme välja samade sõnumitega ja palume endale seda erandit ja loodame seda saada ja taustal ka teeme tööd, et seda saada, sest teatavasti Eestis on samuti väga suur Ukrainast tulnud pagulaste hulk ja seetõttu oleks igati põhjendatud, et koormus meile läbi selle rändepakti ja kvoodi pagulaste jagamise oleks väiksem. See on siis minu esimene küsimus. Kas me läheme selge sõnumiga välja, et ka meile tehaks selline erand, mida Poola on küsimas? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, enne kui te vastate, et Rain Epler, et ma olen tunnustanud Riigikogu liikmeid ka selle eest, kui on esitatud ja sõnastatud väga täpne küsimus ja kavatsen seda teha ka edaspidi, et aitäh täpse küsimuse eest ja kindlasti härra peaminister vastab ka väga täpselt ja konkreetselt. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea küsija, ka mina tunnustan, et harvanähtavalt konkreetne. Ilmselt tänastest küsimustest vist pea top 3. Ütleme, tuleb top 3. Nii, sellel korral ütlen teile kohe, on plaanis komisjoni ülevaade. Et oleks kohe vastus olemas, et ei pea pärast küsima, mis see vastus oli, komisjoni ülevaade sellel korral. Nüüd siiski ma puudutan ka muid teemasid, sest tegelikult need on siiski ka olulised. Ja võib-olla lühidalt, et ülemkogu päevakavas on siiski suur hulk erinevaid teemasid, et te mõistaksite, et ühte teemat, mõned teemad võtavad rohkem aega, teised vähem. Ukraina, Lähis-Ida, Euroopa kaitsejulgeolek, konkurentsivõime, kaksikpööre, digi- ja rohepööre, elamumajandus, ränne ja kohtumiste teiste teemade all käsitletakse ka hiljutisi valimisi Moldovas ja Venemaa hübriidtegevusi. Nii et see tähendab seda, et kõiki neid teemasid me seal käsitleme. Nüüd rände arutelul, mille kohta te küsisite, Euroopa Komisjoni president annab ülevaate ülemkogul seniste järelduste rakendamise edusammudest ja meie toetame menetleda ettepanekut kiiresti rändepoliitika valdkonna uusi õiguslikke algatusi. See on siis niinimetatud tagasisaatmiste määruse eelnõud. Aitäh! Suur tänu! Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. Eks vastamata jätmine on ka vastus. Mina loen sellest välja, et me ei plaani omalt poolt erinevalt Poolast välja minna konkreetse nõudmise või sooviga saada erand selles nii-öelda kvoodipõhiselt pagulaste jagamise teemas. Ja ma ju oma küsimus ütlesin, et ma tean, et muid teemasid on ka ülemkogus, et nendest ei ole vaja rääkida, sest nende kohta ma praegu ei küsi. See läks teist mööda. Aga minu küsimus teine pool. Kliimaeesmärgid. Jälle tulen Poola juurde. Poola on üsna otse välja öelnud, et 40. aasta eesmärki, et see on ebamõistlik ja nemad seda täita ei kavatse. Me teame, et Eesti, ütleme LULUCF-i sektor, eriti metsa- ja maakasutus, et Eesti on siin saanud endale väga koormavad kohustused. Ja nüüd ma jällegi küsin, et kas peaministrina teil on plaanis ülemkogul anda sõnum, et Eesti kohustused võiks üle vaadata
Ja jällegi, kas me siin oleme plaaninud Poolaga kuidagi seljad kokku panna, et üheskoos töötada selles suunas, et neid kliimaeesmärki ja sellest tulenevaid kohustusi vähendada. Teada on, et nii Eesti metsandussektor saab siin kõvasti pihta. Ehk siis konkreetne küsimus, kas teil on plaanis seal ülemkogul Eesti poolt sellekohane sõnum anda? Kas on plaanis seda teha koos Poolaga, et kliimaeesmärkidest tulenevad kohustused peaksid leevenema ja et Eesti kohustused LULUCF-i sektoris tuleks väga selgelt üle vaadata ja korrigeerida? Aitäh! No, eelmise küsimuse puhul te vist ei kuulanud, et kui antakse ülevaade mingil teemal, siis tavaliselt on kombeks ülevaade ära kuulata ja selle arutelu tulemusena, kui tekivad ettepanekud, siis neid hakatakse arutama. Nii et see on esimene asi, et arukad inimesed siiski kuulavad ära, mida teised räägivad ja siis võtavad seisukoha. Seda esiteks. Ja loomulikult, ega me ju saame aru, et kui meil on palju põgenikke, siis me eeldame, et ka seda võetakse arvesse erinevate tegevuste juures, et see on ju siililigi selge. See on nüüd positsioonide poolest. Nüüd kliimaeesmärgi puhul me oleme valitsuse ja Riigikogu seisukohtade juures. Ehk siis need samad Riigikogu tingimused 2040 kliimaeesmärgiga nõustumiseks, võimaldavate tehnoloogiate ja rahastuse olemasolu, ülevaatusklausel, kuidas siis liikumine edeneb, siis arvestada liikmesriikides erinevaid lähtepositsioone ja samamoodi need kliimaeesmärgi täitmisel kasutatavad paindlikkused oleks kasutatavad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside arvestussektorite üleselt, nii edasi. LULUCF-i teemal oleme korduvalt teinud erinevaid ettepanekuid metoodika muutmisest. Nüüd samamoodi mõni infotund tagasi siingi, kui ma õigesti mäletan, siis keskkonna- ja energeetikaminister kirjeldas seda, kuidas nõukogul me erinevaid positsioone esitame ja ettepanekuid teeme. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. No vot, seda me oleme siin mitu korda tuvastanud, et meil on peaminister, kes on initsiatiivitu ja vaatab muudkui pealt kõiki asju. Ükskõik, mis mõni minister teeb või mis riigis juhtub, siis see kuidagi ei puutu temasse. Nüüd tuleb välja, et europoliitikas meil on sama muster kordub või jätkub, et me eeldame, et midagi juhtub. Me eeldame, et Poola võitleb ka meie eest välja meile mingisugused soodsamad tingimused või kvoodid, aga kui ei võitle, et mida siis me ise teeme? Mul on lihtne küsimus, et kumba pidi praegu siis nüüd on, et kas meil on peaminister, kellel on initsiatiiv ja oma plaan ja eesmärgid, mida me käime Brüsselis pressimas, või me käime Brüsselis, peaminister käib Brüsselis lihtsalt korraldusi saamas? Ja kui meil on plaan ja initsiatiiv ja Eesti huvid, mille eest võideldakse, siis milles see seisneb, kuidas see väljendub? Sest praegu väljendub see selles, et me läheme sinna, joome kohvikest, kuulame, mida teised räägivad ja äkki poolakad teevad meie eest töö ära ja see ongi Eesti eest võitlemine või? Ausalt öeldes võiks palga jätta välja võtmata sellise asja juures. Nii, aitäh hea küsija. No see selline Euroopa Liidus olles võimas Euroopa Liidu vastane võitlus meenutab mulle Viktor Orbani parimaid sõnavõtte. Et te kindlasti klapite oma vahel selles ja mõistan, et teie taga istuv Mart Helme on ju lubanud Euroopa Liidust väljaastumise toetusrühma siin parlamendis teha, et endiselt ilmselt on teel. Nüüd küsite, kas meil on seisukohad? Jah, meil on seisukohad ja kõikides nendes teemades meil on oma seisukohad. Erinevad punktid on ka nii, et tuleb arutelu käigus esitatakse kavatsusi arutatakse. Muuseas, viisakad inimesed nii tulevadki kokku, mitte nad ei tule Euroopa Liidu vastu võitlema, välja pressima, vaid nad kuulavad ära, millised on positsioonid ja nende üle peetakse debatti ülemkogul. See ei ole päris nii, et sa tuled, loed oma küsimuse paberilt ette ja ütled, et 3.50. Ja olulised teemad ma siiski alustaks, et kõige olulisem on see, mis puudutab Ukrainat. Ma saan aru, et see teile ei meeldi, see ei tundu EKRE-le tähtis ega oluline, aga Ukraina toetamise jätkamine, 19 sanktsioonide pakett, Venemaa külmutatud varad on ülioluline. Kaitseteemal idapiiri kindlustamine erinevate vahenditega, muuhulgas ka Euroopa vahendid, rahalised vahendid selleks. Tänagi oli eelarvevolinik
minu juures kohtumisel sellest rääkisime, ta tuleb ka vist siia parlamenti. Kliimaeesmärk samamoodi selle osas, meil on omad positsioonid olemas. Rände teemal annab Euroopa Komisjoni president ülevaate ja siis seejärel toimub arutelu vastavalt sellele, mis need positsioonid on. Nii et väga tihti oleme me oma samameelsete riikidega teinud algatusi, ettepanekuid, Poola muuhulgas ka sealhulgas, tihti suhtleme enne ja ülemkogu käigus. Nii et jah, see teie ettekujutus, kuidas peaks Euroopaga võitlema järjekindlalt, ei ole päris see, kuidas Euroopas asju tehakse. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise.